mis ma tänaseks loenguks ette valmistasin ja ma mõtlesin, et vaata igal asjal on vundament. Kui sa baasvundamenti ei tea, siis on küllaltki raske mõista ülejäänud teooriat või ülejäänud teksti. Ja vundament on selline asi, mida tasub alati üle korrata mingi aja jooksul. Ma olen tähele, et kooli teadmistes, kui õpitakse, võetakse niimoodi elementaarselt, et võib-olla esimestes klassides tehakse vundament selgeks ja siis minnakse edasi. Aga vundament tegelikult pidevalt täiustub, pidevalt natuke muutub ja iga aja tagant tuleb vundamenti natuke jälle üle vaadelda ja täpsustada ja paremaks tegema. Ja see tabel, mis ma andsin, see on selline vundament-tabel, mis me võime öelda piltlikult öeldes, et ta ei saa vist iialgi valmis, vähemalt ühe elu jooksul me küll vist teda lõplikult ideaalseks ei saa lihvida. See on nagu piirväärtus, mis läheb kogu aeg järjest paremaks, aga see maht on niivõrd suur ja selle endale selgeks tegemine on pikk protsess ja kui vaadata juba enda vanust ja kui kaua on sellega tegeletud, siis võib öelda, et tore oleks, kui saaksime ta lõpuni valmis selleks ajaks, kui me penskarid oleme, aga kui ei saa, siis on kurb lihtsalt. Ega ma ei teagi, mis siis edasi saab, aga meie püüdlus on ikka teda valmis saada, see on meie eesmärk. Ja ma seletaksin kohe lahti, et siin tabelis on nagu mustad osad ja siis on värvilised osad. Ja nii palju võiks öelda, et oi, kurat, juba lendavad raisad. Et need, mis on värvilised, need on nagu väline. Ja need, mis on mustad, need on sisemised. Ja meie kui elavad olendid, me oleme kahepoolusega. Nii väline kui ka sisemine. Ja ütleme niimoodi, et elutaine eksisteerib ainult väliselt. Tal puudub sisemine. Ja vaata, on meil selline mõiste nagu biorobot. Biorobot on lihtsalt inimene, kes eitab enda sisemust, ta ei kasuta, loomulikult süsteem kasutab, aga ta elab ainult väliselt. Ja siis ta hakkabki käituma nagu tavaline füüsiline arvuti. Ja nüüd ma võib-olla annaks kohe esimese definitsiooni, mis on vahet elusa lainel ja eluta lainel. Ja toongi näitena arvuti. Vaadake, arvutisse pannakse programm ja ta ei tee kunagi mitte midagi teistmoodi. Mis on talle sisse pandud, nii ka tema tegutseb. Aga vaata, inimese aju on selline, et sa küll sisendad ja järsku tekib klõks midagi muud juurde. Ei tea kuskil. Ja nüüd ongi esimene definitsioon. Reaalsusi on palju erinevaid eksistentssagedusi. Elutaine piirneb ainult ühe sageduse piires. Elusaine on ühendatud erinevate reaalsustega. Et kui inimesel on nagu mitu osa, me kutsume neid teisikuteks, mis asuvad erinevates reaalsustes, sest need on kõik omavahel seotud. Et näiteks kuskil muus reaalsus mingi osa teisikust õpib uue teadmise, siis see kandub automaatselt teistele teisikutele üle, ka füüsilisele kehale, ja siis inimesel järsku tuleb lampi, ei tea kuskilt mõte. Ja see ongi elava organismi tunnusjoon, et tal tekib lampi kuskil uuendus. Ja siin on ka see vastus. Väksti palju on räägitud, ulmefilm on tehtud, et arvutid, masinad võtavad valitsemise üle. Mitte kunagi ei saa ükski arvuti, mitte ükski masin inimkonna juhtimise üle võtta, sest nendel puudub loovus ehk teistest reaalsustest tuleb informatsioon. Et alati, kui
looja on loonud mingi masina, siis tema saab ka seda alati hävitada. Mitte kunagi ei saa olla loojast kõrgem. Aga selleks, et seda tabelit täpsemalt seletada, ma kinnitun sellisele punktile nagu ruum. Ruum nimetame nagu füüsilist ehk välist maailma. Ja ruum eksisteerib nagu 4. hüperruumis. Ja võib-olla ma seletan lahti, et see esimene riba oleks nagu esimene hüperruum. Teine riba on teine hüperruum, see on 3. hüperruum, 4. tuleb siia veel. Ja selline mõiste nagu ruum tekib 4. hüperruumist. Hüperruum on küllaltki algmõiste, et teda lahti seletada on peaaegu võimatu, sest on mingid mõisted, mida me enam ei saa lahti lammutada, nagu alge, see on meie päris mina. Meie andmete järgi see alge on eksisteerinud igavesti. Loomulikult elementaar baasteadmiste pealt me ei saa kunagi kindlad olla, kas me seda teame tõeni või mitte. Aga ütleme niimoodi, me arvame tänase seisuga oma teadmiste baasil, et alge on olnud igavene ja alge ei saa ka kunagi hävineda. Tema saab kukkuda ürgsuppi ehk mitte eksisteerimise olekusse. Et ta lihtsalt tõljub on, aga ei toimu mingit protsesse, mingit muutust, mitte midagi. Aga alge ei saa mitte kunagi hävineda. Ja see on üks väga suur võtmesõna. Inimese päris osa ei saa mitte kunagi tappa. Tappa saab ainult neid osasid, mis on antud, mis ei ole tema päris osa. Aga ma lähen nüüd ruumi juurde jälle tagasi. Me peame ruumi hakkama natuke teistmoodi vaatlema. No juba paganad on harjunud, aga ma kordan üle. Väga palju on vanad teksti, aga on ka uusi osasid. Ega see areng toimubki niimoodi. Vanasse liidetakse kogu aeg uus osa juurde. Ruumi peame meie kui paganad käsitlema kui välja. Ehk ma lähen nüüd füüsikasse. Me näeme seda maailma, et meil on hästi palju ruumi. Aga tegelikult me ei mõista sellist asja, et tegelikult me liigume välja jõujoonte peal. No piltlikult öeldes me oleme nagu trollibussid, kellel on sarved ja see sarved on ühendatud välja jõujoonte pealt ja siis me liigume. Kui pole välja, pole ka ruumi. Ja selle ruumi ma avastasin omal ajal sellisest elusündmusest, et kui paganad tuleb minu juurde külla 16 ruudu peale, on nagu meeletult palju ruumi. Omal ajal Porka pakkus maja välja kahekordse ja me tundsime, et see pole üldse ruumi. Ja siis mul tekkiski filosoofiline küsimus, miks sellises väikses korteris on palju ruumi, aga suures majas pole üldse ruumi. Ja siis ma saingi aru, et küsimus on väljas. Ja nüüd me peamegi ka käsitlema, et tegelikult on olemas 2 ruumi, kus me peame eksisteerima. Ja vaata, siit tulebki see kahendsüsteem. Üks asi on füüsiline ruum, see on aineline, ja teine on olemas, me nimetame siis seda sisemiseks ehk bioväljaks. Ja nüüd võiks öelda, et meil on keha koostab füüsilisest ainest, see on see meie füüsiline materiaalne keha, see näeb ainult väljapoole. See ei näe mitte kunagi sissepoole. Ja kõik need meeletajud on seotud füüsilise ainega, mille allikaks on hüperruumid. Ehk hüperruumist tekib füüsiline mateeria. Aga siis on olemas ka sisemine pool. Vanasti me nimetasime neid vahesagedusteks. Ja
seda reaalsust me näeme tegelikult ainult enda sees. Ja nüüd ongi üks asi, et mis asi vaimne nägemine ja maine nägemine. Vaimne see nägemise definitsioon on tegelikult väga lihtne. Me peame vaatama iseenda sisse. Kui füüsiliste silmadega me vaatame nagu väljapoole, me näeme kogu seda pilti meist väljaspool, siis sisemaailma kogu võti on selles, et me vaatame enda sisse ja me näeme kogu maailma läbi sisemise. Ehk see silm on pööratud mitte väljapoole, vaid sissepoole. Ja nüüd ma räägingi siis sellest teisest ruumist. Seda teist ruumi me nimetame astraaliks. Ja astraal on nagu vaste ruumile. Kui ruum on nagu väline ehk füüsiline, siis astraal on sisemine ruum. Ja astraal on see, mis teeb meist inimese. Elutatel asjadel ei ole astraali. Elus oletil on astraal. Ja see ruum. Ja see, ütleme ka sisemise maailma struktuur tekib nagu mitte hüperruumidest, vaid tekib nagu mingisugune baasalge haru või tekib nagu sisemisest vahesagedusest. Ja nüüd ma tõmbaks nagu paralleele sellest kahest ruumist. Me nimetame edaspidi ruum ja astraal. Kuna nad on ühe suure olendi loodu, siis nad tegelikult valem või kuidas nad eksisteerivad või nende olemus on täpselt ühesugune. Nagu füüsilises mateerias väli ja välja keskpunkt. Võib-olla toome lihtsustatud näite, et elektromagnetväli saab eksisteerida, kui on lihtsalt magnet. Kui magnetit pole, ei ole ka välja. Nii on ka kogu see universum. On midagi keskel, kuskil, mis tekitab selle ruumi. Ja on ka astraal. Ja selle astraali on keegi tekitanud. Meie nimetame seda kirjutajaks. Kirjutaja on, tal on hästi palju osasid, aga tal on üks osa, mis tekitab ruumi. Ehk inimkond. Ja ma olen öelnud, et inimkond tegelikult ei tea, kui õrn on. Teda võib füüsiliselt tappa, aga võib ka vaimselt tappa. Kui näiteks oleks keegi, kes jagaks, kus kohas asub täpselt allikas, siis see allikas oleks juba ammu üle võetud ja meiega oleks kõik kutupiilu olnud. Ja samas ma olen vaadanud ka füüsikat. Ka seal on ka universumi keskkoht on ära peidetud. Me ei tea, kus asub väljaallikas. See on juba matemaatiliselt, ma ei hakka siin tõestama, kuidas see matemaatiliselt käib, aga ta on väga lihtne, et kui meie siit punktist vaatab, me näeme, et kõik paisub, aga me ei näe seda keskkohta. Kui teid täpsemalt huvitab, siis võib seda matemaatiliselt mõni mees seletada või mina, aga see ei ole praegu teema. Ja samamoodi on ka niimoodi. Keegi tegelikult ei tea, kus on allikas. Ja allikad on need tegelikult, mida jahitakse. Ja allikad peavadki olema alati ära peidetud. Ja iga maailm on niimoodi üles ehitatud, et allikad ei leitaks. Ja astraal ongi nagu inimkonna väli, ühisväli. Me liigume. Ehk kui me räägime ühiskonnast, siis me räägime ka reaalselt astraalist. Ja kui me vaatame nagu inimest ehk vaimset maailma, siis me näeme üheseid seoseid ka füüsilise maailmaga. Me nimetame, et astraal oleks siis 4. vahesagedus. Siia on ta ka ilusti kirjutatud, astraal, 4. vahesagedus ja ka elemendid. Aga nüüd ma hakkangi siit minema allapoole. Astraal on ruum, aga 3. vahesagedus
me nimetaksime seda matemaatiliseks vektorruumiks. See on nagu aju, kollektiivaju. Ja kõik meie instinktid, kõik meie baasmõtted, mida meie teadlikult ei mõtle, tuleb tegelikult sellest tsentraalajust, ehk me võime nimetada ka kollektiivteadvuseks. Ja kui me vaatame inimest, siis me näeme, et ennem peab olema matemaatiline vektorruum ja alles siis tekib astraal. Sama võrdluse me võime teha ka füüsika peale. Kui meil on igavene küsimus, kas ennem oli ruum või ennem olid füüsikaseadused, siis vaadates vaimu pealt võime öelda, et ennem kui tekkis universum ehk ruum olid loodus ehk füüsikaseadused olid ennem kui universum tekkis. Vaat nii. Ja nüüd lähme matemaatilisest vektorruumist allapoole. Seda ma hüüan lihtsalt maatriksiks. Ja terve see tabel on tegelikult maatriks. Ja maatriksi põhimõte on väga lihtne. Ta jaotab nagu tervikolemuse osadeks. Ja kui me hakkame vaatama maailma, siis kõik koosneb süsteemidest. Ehk maatriks pole mitte midagi muud kui süsteem. Ja maatriks on see, kes annab meile elujõu. Kui meil pole energiat, siis on meil häire teises vahesageduses. Ja seda maatriksit me kohtame kõikjal. Võtame kas või meie füüsiline keha. Meditsiiniliselt me kõik teame, et see koosneb juppidest. Aju, kopsud, maksud, neerud. Võtame auto, see koosneb juppidest, rattad, rool ja nii edasi. Ja samamoodi koosneb ka inimene osadest. Ja see maatriks ongi siin üles ehitatud algeharude pealt ja osad. Ja siin need ruudud tähistavadki algeharu. Esimeses hüperruumis on 2 algeharu, mida me kutsume sõjartiks ja karvikuks. Ja sellel 2 algeharul on 2 teisikut ehk 2 reaalsust, 2 sagedust. Ehk kokku on esimeses hüperruumis 4 teisikut. Teisik tekib niimoodi, et me saame mingid kogemusi, mingist sagedusest. Me elame seda elu ja siis see hakkab meist välja kujunema. Ma küll jah, hüplikult räägin, et lähen korra ühest teemast teise, aga vaata, seda asja ei saagi seletada lineaarselt. Ma peangi niimoodi jupist minema jälle jooksma ühtepidi kõik läbi, siis jälle teist korda kõik läbi. Et teda on väga raske seletada, aga kui hästi palju jahuda, küll siis lõpuks pähe kulub. Siis teises hüperruumis on 4 algeharu. Ja igal algeharul on 2 teisikut. Ehk kokku on teises hüperruumis 12 teisikut. Kolmandas hüperruumis on 12 algeharu. Igal algeharul on 2 teisikut ehk kokku 24 teisikut. Rohkem me edasi ei lähe, sellepärast, et need on need 3 sagedust, mida me peame puhtaks tegema. Kui me läheksime veel kõrgemaks, siis see maailm läheb nii keeruliseks, et see õnnetu füüsiline keha lihtsalt suitseb või kärssab läbi. Et edasi tuleb teadmine juba väljaspool keha, see keha ei võimaldagi enam nii palju omandada. Ja need numbrid siin näitavad, mitu hinge osa peab olema teisik. Ja ma tooks võib-olla lihtsalt ühe näite. Oota, ennem kui ma veel näiteni toon, ütlen niimoodi, et esimene sagedus on selgroog, vundament. Me võiksime nimetada seda ka inimese tahteks. Teine sagedus on emotsionaalne sagedus, meie emotsionaalsus ehk maailma tunnetus.
ja kuna on 4 algeharu, siis me võime öelda, et me peame 4 asja tunnetama. Me peame tunnetama iseennast. Me peame tunnetama teisi. Me peame tunnetama maailma. Ja me peame tunnetama protsesse. Selleks, et iseenda tunnetusest aru saada, siis teie elustiil peab olema selline karm. Ehk ütleme selle eksistentsi. Ütleme niimoodi eksistentsruum. Koosneb 1 algarust ja 3 teisikust, sagedusest. Ja selle eksistentsruumi jumalaks, ehk ütleme põhimaatriks või ütleme selleks mudeliks, me hüüame seda pitsina. Ja kui te tahate iseennast arendada, siis te peategi olema karmid, halastamatud iseenda vastu ja õiglased. Te ei tohi iseendale valetada. Ja karm elu sunnib nägema meid iseennast. Sisi Praudi haru ehk emotsionaalne teiste nägemine on vajalik selleks, et toimiks meeskonnatöö. Ja meeskonnatöö kogu võti on väga lihtne. Me vajame endast teistsuguseid. Me ei vaja mitte kunagi sellist, nagu me ise oleme. Ja selleks, et õppida, tunnetada, teistega harmoneeruda, me peame teisi tunnetama, oskama mõista. Kui me ei mõista teisi, siis on konfliktid väga kergelt tulevad. Tegelikult erinevate inimeste vahel ei tohiks olla konflikti. Võtame näiteks maailmas niimoodi, et mehe ja naise vahel ei saa olla konflikti, nad on lihtsalt erinevad. Kui tekib konflikt, siis on küsimus, mis jama on. Me kõik teame, et kui naises on võõrast mees aspekt või mees on teise naise mullis, siis on konflikt tulema. Ei saa näiteks kunagi olla konflikti ärimehe, ütleb majandusmehe ja vaimse inimese vahel. Nad on erinevad. Nad ei saa sõdida. Aga kui me vaatame praegust maailma, et nagu usumaailm sõdib ärimaailmaga, siis seal on midagi valesti. Need on 2 täiesti erinevat olendit. Miks nad oma vahel sõdivad? On hea küsimus. Siis on maailma tunnetus. Me peame, kui me kuhugi maailma siseneme, me peame tunnetama, mis reeglid seal on, kuidas ta on üles ehitatud, kuidas ta toimib. See peaks meie verest niimoodi olema, kui me läheme kellegile külla, me nagu õpime hästi kiiresti selgeks, milline on sealne kodukord. Loomulikult vigastatud inimene, kes on biorobot, ei suuda mõista kohalikke reeglistikku, vaid läheb ja hakkab kehtestama enda reegleid. See näitab kohe alama, primitiivsema olendi tunnusjoon on see. Meil on alati valida, kas me läheme sinna maailma või mitte. Meie kui paganad peaksime teadma, et me ei saa võõrast maailma muuta. Ja 4. on protsessid ehk põhjus-tagajärg, me peame mõistma. Ja see on emotsionaalsus. Emotsionaalsus on alati maailma tunnetus. Ja emotsionaalsusega me peaksime, kui see meil töötab korralikult, me peaksime suutma tunnetada teiste parameetreid, maailmade reegleid, mänge, protsesse ja iseennast. Ja nüüd ma lähen 3. hüperruumi. Seal on intelligentsid. Ja ma võin öelda, et meie kohus on võnkuda punases intelligentsis. Ja nüüd siin on intelligentsis mõned märgid. Pealuu ja kondid, dokimärk, siis see inimene ja siis selline imelik planeet. Need on tegelikult 4 intelligentsi, millega peab pagan arvestama. Inimene peaks tegelikult tegelema ainult 1 intelligentsiga, ehk punane intelligents. Ja punase intelligents me nimetame alati lahendamiseks. Ehk me saame asju lahendada alati 12 erineval moel.
Ja mis on inimese, see oled, kes siia on sündinud, tema peaks olema punase intelligentsi kandja. Ja mida see tähendab? Inimest peaks huvitama ainult asjade olemus. See on ka tegelikult see, mis pagaluses püüdleb. Asjade olemuse ehk kivade kättesaamine. Ja kusjuures, kui me vaatame ka inimkonda, siis tegelikult on inimühiskonnas üksikuid indiviide, keda huvitab asjade olemus. Sellised inimesed me näeme tõeliste teadlastele, sest mina olen tänaseks tõmmanud väga suure piiri akadeemiku ja teadlase vahel. Sest ma olen pannud tähele, et meil on lihtsalt üks uus usuvool tekkinud, et tunnustatud teadlane ütles. Aga igasugune loogika, intelligents tegelikult puudub. Ja kui ma mõtlen teadlast, siis ma mõtlen inimest, kes ei ole usu hull, vaid keda huvitab olemus. Aga akadeemikud, kes on hea haridusega ja kes võib-olla ei huvita asjade olemust, neil on tähtis, et nendel on kraadid, et nad paistavad ilusti välja. Need on lihtsalt sellised, mängivad teadlased. Tegelikult nad ei ole. Ja teadlane on tegelikult ainult see inimene, kes toob uuenduse, kes saab asjad ivast pihta. Aga meil neid haritud tegelasi, kes tegelikult mitte midagi reaalselt ei loo, on tonnide viisi. Aga see selleks. Aga miks pagan peab teadma 4 intelligentsi? Ja nüüd ma kohe seletan ära. Ma olen nüüd ajalukku. Võib-olla tavalistel inimestele see pole oluline, aga meile kui arengumaagidel on see oluline. Sest me peame parandama mõned vead, mis on lihtsalt tekkinud. Ma olen küll kirikus, kirikuõpetajaid kuulnud, et nemad ütlevad, et Jumal on eksimatu. Aga tegelikult kahjuks on ka tema ekslik. Ja me teame, et kui loodus, nimetame enda seisukohast superintelligentsiks teda. See on lihtsalt meie seisukohast. Sest mis ta tegelikult on, me teda ei mõista. See hästi suur kõrgolend, kes on, ütleme, loonud kogu selle universumi kõik muud asjad. Ta lõi keskkonna ehk välismaailma. Aga siis ta tahtis luua omal ajal kehasid algetele. Aga selleks, et elusat olendit sisse tuua, on vaja luua nagu siseuniversum või sisemaailm. Aga siis ta tegi ühe väikse vea. Ta oleks pidanud ise looma selle. Ta valis ühe alge välja, keda meie nimetame esimeseks. Ja ta pani nagu inimkonda valitsema. Ta küll andis talle jõudu ja õpetas. Aga tänase päeva seisuga seda esimest ei ole. Ja nüüd ma jälle hüppan ühe väga olulise asja juurde tagasi. Ürgsupp. Ja siin on all kirjutatud eksistensparameeter kood. Kuidas see on tekkinud või miks ta on? On niimoodi, et meil kõikidel algetel on olemas oma parameeter. Kas see vahetub või ta on igavene, me ei tea. Ja võib-olla meie jaoks sellel ei ole vahet, sest meie jaoks on ta nagu olnud ja jääb meeletu ruudustik. Ja igal ruudustikul on oma kood. Ja me nimetamegi seda alusparameetriks. Ja see alusparameeter, ma toon näitena. Kui esimeses hüperruumis on nagu sisemine ja väline pool, siis kas sa oled parameetrilt sisemine või parameetrilt väline. Loodus on parameetrit, me nimetame looduseks väline, siis ta tegi kõigepealt välise poole ja siis hakkas alles sisemist poolt tegema ehk inimest. Siis me võime ka öelda emotsionaalsus. Ma võin öelda, et loodus, see emotsionaalsus on kõigepealt, me nimetasime seda dokiaruks, et tema
kõigepealt ta peab selgeks tegema endale protsessid, tunnetama ja vaat siis iseennast, inimesi ja maailma. Ja intelligentsil on ka see baasparameeter. Ja ütleme niimoodi, baasparameeter on loodusel punane. See tähendab seda, et kui ta hakkas intelligentsi looma, siis ta peab looma kõigepealt punase intelligentsi ja siis alles järgmised intelligentsid. Ja see on kood. Parameeter kood. Aga see läheb veel keerulisemaks. Siis tulevad hingeosade järgi. See oli nüüd nagu ütleme algeharude pealt. Siis tuleb teisikute pealt. Siis tuleb hingeosade pealt. Ja kui matemaatiliselt arvutada, siis see arv on nii meeletult suureks läheb praeguste teadmiste juures, et võiks öelda lihtsalt piltlikult, et võib-olla isegi universumis igal aatomil on oma parameetri võiks olla. See on nii meeletu suur kogus. Ja vaata, siit tulebki see asi, et ei ole kahte ühesugust olendit. Ja need koodid on meil väga tähtsad teada, et mõista, mis ribas keegi eksisteerib. Ja kuna meie eesmärk on nagu intelligents, siis me peame teadma, et õige kirjutaja ehk inimene ehk loodus võngub punases intelligentsis. Punases intelligentsis me nimetame seda ürglätteks ja teistpidi ka nimetame ürgsupiks. See on nagu puhastav jõud, sest vaata, kui me tahame asjadele olemusele pihta saada, siis me peame kõik segava faktorid likvideerima või kaotama, see ongi puhas. Aga kui ma praegu vaatan huvi pärast, siis ma näen tegelikult siin toimimas reaalselt 4 intelligentsi. Ja sellest tekkis mul küsimus, kelle omad need on. Pruun intelligents oli esimese. Ütleme esimene, nimetame siis seda nüüd inimjumalaks. Mitte selles suhtes, et ta inimkujul on, aga lihtsalt ta tegeles algetega ehk olenditega. Tema intelligentsi muster oli pruun. Aga kuna sealt kõik see viga on sisse tulnud, siis selleks, et viga parandada, peame me mõistma pruuni intelligentsi. Ja pruunis intelligentsi mõistmiseks olen ma kirjutanud ka raamatu Mees ja naine. Ja ütleme, kogu see niinimetatud parasiitlik süsteem toimib läbi pruuni intelligentsi. Kui me üleüldse tahame midagi lahendada, siis me peame endale tegema selgeks mees-nais aspektid. Ja vaata, siit tulebki see, miks me jaurame väga palju mees-nais aspektidega. Siit tuleb ka põhjus, miks kogu inimühiskonnas toimub kogu see mäng meeste ja naiste vahel, sest me teame, et naised ajad meid taga, mehed ajad naisi taga. Kui mina vaatan paganlikult, siis ma ütleks, et mis kurat lolli mängimine, kus tahad, siis võta see ja ongi kõik. Aga miks te ei võta seda? Te ei ole ju iseenda peremehed. Et pruun intelligents oli esimene, aga siin on veel mingid 2 müstilist intelligentsi, kes siin ruulivad. Ja nagu me tänasega teame, et ma panen kogu selle asja meie mõistesse, meie kui inimlikku arusaamadesse. Siis võiks öelda, et esimene oli selline ütleme, laisk tööline. Ta sai firmasse, nimetab piltlikult seda firmaks lihtsalt. Ma viin niimoodi meie ajusse aju arusaamade või ühiskonna aju arusaamadega ühte sünkrooni. Et loodus lõi esimese firma, mis pidi tegelema algete arendusega. Ja selle firma bossiks pani siis esimese. Aga esimene vaatas, et milleks lolli mängida, et mida ma siin tööd teen, töö on lollidele. Ja otsustas, et aga kandib, saab materjali, aga see tuleks ära kantida, lihtsalt ära virutada. Aga selleks, et seda materjali kuidagi ära virutada, pidi ta looma nagu oma maailma, mis eksisteerib näiteks teises sageduses.
Aga nagu me teame, et maailm ei saa eksisteerida ilma peremeheta, siis tema valis nõrkuse jõu. Ja nõrkuse jõu, ta oli selline olend, kellel puuduvad oskused. Ehk hästi primitiivne. Meie mõistesse me võiksime panna, et oleks nagu mõttetu tibi. Me hakkamegi teda slängis hüüdma ka mõttetuks tibiks. Sellepärast ta on nagu naine, sest naine nagu haldab. Vaata, miks ma räägin alati meest-naise aspektide pealt, sest esimene see intelligents oli pruun ja ta mõtleski ainult läbi mees-naise aspektide. Et esimene oli, tal oli naise, võttis, kelleks oli nõrkuse jõud, meie mõistes mõttetu tibi, kuigi tegelikult vaimselt ma olen teda üldse mingi jõleda kuradi elukana, aga vahet pole, me räägime meile arusaadavast, meie mätta otsast meile arusaadavast keelest. Ta tegi teise vahesagedusse maailma, kuhu ta hakkas siit kantima ressurssi nõrkuse jõu maailma. Ja miks ta valis sellise olendi, kelle puudud oskused? Sest selline olend ei suuda tegelikult oma loomingut teha. Ta oli esimene maailma tankist. Ja te kõik teate, mis asi on tankist. Tehakse sigadusi, pannakse mingi inimene firma juhiks, kes on süüdi. Aga õiged omanikud saavad rahulikult tegutseda. Ehk nõrkuse jõud oli esimene tankist. Ja nõrkuse jõu intelligents on valge. Meie mõistes ütleks maagia. Ja nimetamegi siis seda esimeseks naiseks. Esimese naine ehk nõrkuse jõud on usumaailma alus. Aga siis tekkis selline väikene häda, et loodus vaatas, et mis kuradi jama see on, saada ressurssi, aga inimesed ei arene. Ja siis ta mõtles, et ta ise kehastub. Aga eks siis loomulikult, kui suur boss tuleb firmasse, eks siis tiirtel suured mured, eks. Mis teha? Kogu see jama oli vaja siis kuidagi välja nihvertada. Et kantimissüsteem oli, aga siis esimene, ma ei tea, kuskilt ta leidis ühe naise. Ma räägin jälle sellest mõistes. Mis olend või mis kontekstist oli, ma ei oska öelda. Ja ma nimetan seda tapja mutiks. Leidis olendi, kes tegid suure kavala plaani. Nad teadsid, tapja mutt teadis seda, et sisemuselt ei saa me mitte kedagi tappa. Tappa peame me ise ennast. Ja siis nendel oli ilus plaan, kasutades seda ürgruutu. Nad mõtlesid, et kui looduse kehastus tuleb, ehk looduse kehastust me hakkame nimetama algemeistriks tulevikus. Et kui algemeister tuleb, siis vahetavad nad kohad ära, nagu ruudud. Esimene ja algemeister vahetavad ruudud ära ja siis tõmmatakse esimese ruut tõmmatakse lõhki ja siis lootsid, et sellega tekib riigipööre, et saadakse looduselt kogu ressurss kätte. See mingis mõttes ka õnnestus, sest tänase päeva seisuga, kui ma lähen esimesse vahesagedusse ja vaatan mälupankasid, siis ma näen, nagu esimeses hüperruumi mälupank on terve, kolmas on terve, neljas on ka terve, aga teise astme mälupank on kildudeks. Ja see ongi probleem. Ja kui ma tõmban nüüd selle paralleeli, ma vaatan, minu tahe on puhas. Mitte ühtegi viga pole. Minu mõtlemine on ideaalne. Aga kui ma vaatan emotsioone, kurat, need panen niukest segovärki, karju appi. Ja siin ongi see, kogu meie häda on löödud emotsioon tasandil sota-pota. Kes need vahetasid kohad ära? Kohad taheti vahetada esimesel jalgemeistril, aga see kosmosemutt oli idee autor. Kosmosemutt nagu aitas võimaldada esimese ja siis looduse kehastuse kohad ära. Aga miks see looduse kehastus nõus? Mida? Miks see looduse kehastus nõus oli? Ta pidi ju olema ju bossi kehastus. Ei, ega ta nõus ei olnud, aga tehti kaval nipp. Vaata, tema ei näe ju sisse poole. Tema parameeter on väline.
ta pidi ise kehastuma selleks, et näha, mis siin toimub. Aga sa tuled tundmatusse maailma, siin tehti tsiki-priki vahetus ära. Loomulikult ta pole nõus, ta tuli vaatama, mis siin toimub, aga tuli lõksu. Ja nüüd ongi, et kuna tekkis selline katkine olek, et ei ole nüüd esimest ja teine sagedus on puruks, siis me võime rääkida reaalsest ehk inimjumalast. Meie mõistes on 2 naist, et kogu inimkonda valitseb tegelikult naine. Ehk meie slängi süüame tutt. Ja nendel 2 naisel on vahe. Üks on mõttetu noor tibi ja teine on vana mutt. Ja vaata, kui te hakkate nüüd hästi hoolega jälgima, siis kõik see muster kogu aeg igalt poolt jookseb. Ja nüüd ma lähengi jälle intelligentsi peale. Selleks, et seda nõrkuse jõud mõista, peab välja mõtlema samamoodi nagu tema, ehk valges. Ja vaata, see, kuidas ma selle tapja mutti avastasin, olin ma lühises. Ma vaatan, et valge intelligents, ma saan aru, mis toimub. Ma tean, et loodus on punane. Ma saan aru, esimene on pruun. Aga mille kuradi parast inimkond kõik võngub orantsis intelligentsis. Orantsi intelligents on ainult vormipõhine. Ilu, glamuur. Ja vaata, sealt ma hakkasingi tuletama, et kes kurat seda ruulib. Ja vaat siis ma saingi selle mälupildi killuke selle kokku, et see on selle tapja muti pilt. Ja me võikski mõelda, et ärimaailm tegelikult on orantsi intelligentsi baasiline, usumaailm on valge intelligentsi baasiline, jama on kokku ehitatud pruunist intelligentsist, aga tegelikult me peaksime võnkuma punases intelligentsis. Ja siit peabki nagu teadvustama, et meie maailma tegelikult valitsevad need 2 naisolevust. Ehk mina nimetan tapjamutt ja siis see mõttetu tibi ehk nõrkuse jõud. Ja kui ma nüüd hakkasin tegelema plasmoosiga, siis hakkasid veel väga huvitavad asjad ilmnema. Ja nüüd ma seletaks lahti sellise mõiste, mis asi on plasmoos. Plasmoos on kõrgem aste. Plasmoos vastab mõistele nagu aine. Ja ta on kõrgem kui väli. Ehk pannes kokku. Aine saab tekkida ainult siis, kui on olemas väli. Ainet ei saa mitte midagi ei saa eksisteerida, kui pole ruumi. Ruum ei saa eksisteerida, kui ei ole tekkinud matemaatiline mudel ehk seadused. Seadused ei saa tekkida, kui pole maatriksid ehk pole ära määratletud algelemendid. Ja algelemendid ei saa tekkida ennem, kui pole tahet. Ehk füüsikaliselt võiks öelda, et kõigepealt oli jõud, siis tekkis energia, siis tekkisid füüsikaseadused, siis tekkis ruum ja siis tekkis aine. No loomulikult on veel siin igasugust asju, mida meie kahjuks veel ei mõista. Kui areneme, siis me hakkame aru saama. Ja nüüd ma räägiks astraalist ja plasmoosist. Kui me ütleme niimoodi, et astraal oleks nagu väli. Astraal on maailm ja selles väljas on, ma nimetan neid jõupäikesteks. Meie kui arengumaagid näeme teda nagu ogakuulidena. Aga see inimese jõupäike ei ole selline must junn, selline nagu kurat, millega purustatakse. Vaid ta on küllaltki suur, ta on nagu see kuubik või, ja need, selle oga tasemel oleks nagu 4-nurksed tahud või ta ongi selline kuul, kus on nagu püramiidikesed peal hästi palju.
ja see on tegelikult jõupäike. Ja ta toimib mingis mõttes nagu must auk. Ütleks niimoodi, et no piltlikult, ma jälle lähen piltlikult. Kui piltlikult oleks maailmas ainult mustad augud ja väli, noh, siis see ongi niimoodi, et ütleme niimoodi, et väli koos mustade aukudega on ilma aineta. Ja me võiksime öelda, et iga jõupäike, ehk ütleme Ogakuuli see näide, on nagu arvamuse allikas. Ja vaata, võib-olla olete pannud tähele, et inimühiskonnas on hästi palju arvamusi. Ja mingis mõttes võib öelda arvamusi, nägemusi. Aga nüüd tuleb mängu plasmoos ehk aine. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui on ruum ja seal on palju musti auke, siis ainult ühest mustast august tuleb välja aine. Ja ainel on selline huvitav omadus. Ta loob standardit. Ehk meie mõistes tõde. Ja ta nagu seob. Sest ütleme niimoodi, et kui võib-olla üks ütleb, et noh, minu reegel on see, et me hoolitseme kodutute koerte eest. Teine ütleb, et ühiskonna reegel oleks, et me hoolitseme võib-olla neegrite eest. No, kolmas mudel on, me hoolitseme võib-olla terve inimese eest. See on vaidlus. Aga kes saab plasmoosi, selle sõna maksab. See ühiskonnast mõjub. Ja see ongi aine. Ja see ongi tegelikult see kogu võti, mida teab see tapjamutt. Et plasmoos on asi, mis paneb asjad paika. Ja nüüd ma nagu läheks jälle tagasi nende naiste peale. Ja nüüd, kui me hakkame vaatama, et me teame, et plasmoos peaks olema tegelikult selle määratleda, kes on selle asja peremees. Aga kuna oli selline sota-pota, kus esimene jalgemeister löödi korra kohad segamine, ei saa veel algemeister minna enda õigesse kohta, sellepärast, et selle koha peale istub veel tegelikult kosmosemutt, kusjuures see tapjamutt. Kusjuures tapjamutile ei meeldi see nõrkusjõud ehk see mõttetu tibi, sellepärast, et osad ressursid on välja viidud ja nende kahe vahel on ka väike konflikt. Aga lihtsalt selline reegel, et esimesel on õigus kehtestatud reeglid, päästab seda nõrkuse jõudu. Ja nüüd ongi niimoodi, et praegusel hetkel on nagu plasmoos on mingis mõttes selle tapjamuti käsutluses. Ja siis ma hakkasin ka vaatama, et inimühiskond olekski nagu selle naise nagu nägu. Ja kui ma hakkasin uurima plasmoosi, siis plasmoosil on üks huvitav omadus. Sa saad dikteerida, kelle koopia maksab. Ja nüüd ma hüppan jälle otsapidi esimesse hüperruumi, kus on väärisik, 3 hirmu, 6 kolli. Me teadsime, et need on mingid väärastunud hingeosad, aga mis nende asemal on, veel ei tea. Aga nüüd hakkab see tõde vaikselt selguma. Ja väärisiku asemal peaks olema meil üks selline hingeosa, mida kahjuks ei ole, sest need tapetakse meil kiiresti ära ja selle asemel topitakse meile väärisik. No selle, mis läheb hirmude kollidega ühte pointi. Ja see peaks olema meil üks selline huvitav omadus. Meie sisemaailm saab teha koopiaid välismaailmast. Ja see on tegelikult teadlase põhimõte, kuidas ta avastab, teeb uue avastuse. Me aju on mingis mõttes, vaata, teatakse, et aju, see struktuur ehk muster on samamoodi nagu galaktikate mustrid ja ajustruktuuri muster on sama nagu osade seente niidistikud, on sama nagu, no ma ei tea, kuidas seda nad mõõdavad, aga räägitakse ka internet pidi olema ka samasuguse struktuuriga. Ja see on niimoodi, et kõik maailma mustrid, struktuurid
Ja nüüd minuga elus olendil on alati vaba valik määratleda, milline muster tuleb minu ajusse, tekitab, noh, võtame näiteks nagu magnetjõujooned. No vaata kõik need lukud, kõik need salalukud, magnetlukud, kõik need on ka selle mustrite pealt töötanud. Et kes tekitab minu ajusse mustri, see peaks olema minu õigus. Aga inimestel millegipärast seda ei ole. Ja ma saan isegi aru, et mis on nendega juhtunud, et mingis mõttes ei ole nendel vaba valikut. Vaid plasmoos, tänu plasmoosile, ta oleks nagu selline jõud, et noh, kaua sa väljaliselt ikka nõiud seda ainet, ta paneb paika. Et tänase päeva seisuga me võiksime rääkida, et inimene teeb iseenda ajusse mustrid ainult 3 kohast. Ja see on väga huvitav, 3 kohta. Kuigi tegelikult ütleme, kui sa kangesti tahad, saad ka mujalt võtta mustrid, aga ainult ühel tingimusel sa ei toeta mitte ühtegi grammi välisele. Ja nagu me teame, on maailmas inimesi, kes näevad ka loodust, on teinud avastusi. Tähendab, on võimalik. See ei ole vabandus, et praegu jõuga topitakse meil igasuguseid lollusi pähe. See ei ole vabandus. See näitab seda, et sa oled lihtsalt nõrk. Kui poleks maailmas mitte ühtegi inimest olnud, kes suudaks teha, siis saame aru, et midagi on kapitaalselt valesti. Ja see on selline omadus, et inimene, ta ise määratleb, mida ta enda sisse laseb. Kas ta laseb looduse, kas ta laseb sisse süsteemi, ühiskonna, ehk ütleme niimoodi, keda ta teenib. Et millise mustri ta laseb enda ajusse. Ehk ütleme niimoodi, et muster tekitab meie ajus neuronite mustri, see elektrivoog tekitab meist mõtte. Ja tegelikult need mõtted lihtsalt tulevad. Ja vaata, siin on ka põhjus. Vaata, mis meil pagaluses on selline häda olnud, et naistel tuleb lollusi pähe. Loomulikult, nad on avatud ühiskonnale ja ühiskonnast tuleb ilusti muster sisse lärakad. Ja nüüd ma räägiks sellest 3 mustrist, mis on reaalselt. Me räägime tegelikult reaalsest 3 sorti, mida inimesed teenivad. Tegelikult on ka 4. võimalus ja on ka olemas võimalus, kus ise lood mustri. No, see on selle andvas pooles, aga me räägime passiivsest ehk õppivas poolest. Me saame teenida loodust, me saame teenida nõrkuse jõudu ja saame tapjamutti teenida. Ja me võime ka teenida sellisest nagu virvarris olematut jumalat. Ja mina näen seda sümbolina. Ma isegi panin huvi pärast siia ka sellised märgid peale. See, kus on see kuu ja täht. Need on inimesed, kes omast arust teenivad jumala saadikut. See on selline enam levinud. Ma ütleks lausa 80% raudselt, võib-olla 90%. Ütleme enamus inimesi. Seda võiks lihtsalt öelda, et see inimese aju kopeerib seda ühiskonda. Ta on nagu selline sitaratas, mis kopeeritakse üks teisele ühte seda samat asja, vana asja elu uues. Et ei toimu tegelikult mitte kui midagi. See on inimene, kes oma olemuselt otsib jumalat, et siis tema külje alla pugeda ja siis hästi ära elada. Nemad ise näevad, et nad esindavad jumala tahet, täidavad jumala eesmärki. Aga tegelikult meie mõistes on nad lihtsalt pugejad. Ja need inimesed ühiskondlikus seisukohas on selline Harju keskmine, kellel ei ole ei rõõmu, kellel ei ole majanduslikku hüvesid, elab peost suhu kuidagi ära, ta on lihtsalt tööloom. Aga siis on mingisugune muster, kui sa keeldud olemas selline massmööbel, on võimalik sattuda teenima kas nõrkuse jõudu või tapjamutti. Ja võt siit hakkavad väga huvitavad mustrid tulema. Need on inimesed, kellel midagi on millegi pärast. Vaata, inimühiskonnas on mingid sorti inimesed,
kelle elu on nagu chill. Neil on elu, neil on rõõmu, neil on, kui ta meessoost olen, siis ta on naisi, naisel mehi, mehed teenendavad ja ma nimetangi seda mõttetu tibi mustriks. Ja ta olekski selline, nagu ütleme, noor naisaspekt. Ja mõttetute tibide mustri või mõttetu tibi ehk nõrkusjõu teener on mees, kes saab alati palju noori naisi, tal on hea chill elada ja kõik muu edasi. Naistel jälle saavad mehi, kes neid ümardavad ja nad ei pea ise mitte midagi tegema. Siis on teine muster. On rikkus, aga sul ei ole elu. Need on nüüd need mehed, kes teenivad vanu mutte. Ja kui ma peensasti nuurisin seda struktuuri, siis ma nägin, et see on nagu mingi selline plasmoosist olev maailm, kus on mingid naised. Ja nendel naistel oli kõikidel üks tunnusjoon. Menopaus oli läbi. Siis ma mõtlesin, et miks see välja valitud inimene on ainult teatud vanuses. Aga vaata, loodus annab naisele energia. See ütleme, see on selle seksuaalsusega, et ta saab muutuda. Aga nüüd sellel hetkel, kui sul kaob suguvõime, sa ei saa enam muutuda, sa jääd jäigaks. Ja see on selle parasiitsüsteemil üks tingimus, sa ei tohi muutuda. Et esimene tingimus on, et sa ei ole enam sugukõps. Teine tingimus on see, et sul pole oma elus, sa pole mitte midagi arendanud. Sinu andepool on täiesti null. Ja see on süsteemile kasulik, ehk sellele tapjamutile. Ja siis ma olengi pannud tähele, et on üks väga huvitav muster. Ja ma hakkangi neid naisi nimetama lihtsalt kosmosemutideks. Ei saa aru sellest. Me eitame, me kujutame ette, et me oleme midagi parem. Tegelikult need kosmosemutid on naised, kes määravad ühiskonda. Ja vaata, ma olen pannud tähele, et on mingid huvitavad sellised vanemad naised. Nad on loonud legendi, et nad on vanad, neid peab teenendama. Ja sa vaatadki, neile tuuakse kingitusi. Sa vaatad eluliselt seda paroodiat, kuidas toimub. On rikas ärimees, saab oma korterit maha müüa, siis tema ema, see vana mutt ehk kosmosemutt, ütleb, et ei müü ja ta ei müügi. Ja see on müstika. Ja kui sa hakkad vaatama seda ühiskonda, meie ühiskonna struktuuri, siis on ehe mutide struktuur. Hakkake analüüsima. Nii. Mis on meie struktuuris? Vaata, mina kui tervendaja lähen alati konflikti. Mina ütlen, et minu eesmärk on inimene terve olla. Hoinus, see on saatanist, jumala eest. Mis on ühiskonnas? Mida väärakam, mida sandi, mida vigasem, seda rohkem siit tõstetakse. Mõelge nüüd loogiliselt. Kes saab sellist reeglit kehtestada? Just see mõttetu vana mutt, kes pole elus mitte midagi teinud, ta laguneb, ta on ise haige, vala ja sant. Väga lihtne vastus. Kes on selle mudeli meisse sisse patud? Loomulikult üks, see tuleb selle jõu. Nii, nüüd hakkame vaatama. Miks on neeger püha loom? Ja ütleme, selline iseseisev valge mees on saatanast. Väga lihtne. Võta selle muti seisukohta. Mees, kellel on oma arvamus, see nendele ei meeldi. Selline loll, tsurka, kes teenib, ideaalne. See on jälle nende poolt dikteeritud. Ja kui sa hakkad seda mustrit vaatama, see on kogu aeg see muster jookseb. Ja nüüd ongi niimoodi, et meie kui arengumaagid üles on see jamakene niimoodi ära lahendada ja leida. Sest ma avastasin selle plasmoosis ühte huvitavat omadust. Seal on üks element, mis ma nimetan ka rüüks. Saab ehitada inimese teisiku ümber ja seda teisikut enam ei saa muuta. Ja kui ma selle plasmoosi ehk rüü ehk kõik isiku avastasin, tegin eksperimente, siis ma vaatasin, et kuradi hästi see toimib. Sest ma teadsin, et minu emotsionaalsus on nõrk koht.
ja ma ehitasin enda ühe aru peale selle rüü ja teate kui huvitav, mitte miski asi koti, täiesti null. Ühiskondlik arvamus lihtsalt ei mängi rolli. Ja ma avastasin väga uue tehnika. Aga tead, selleks, et maailm on õiglane ja need on sellised tehnikad, mida ma juba haldan. Aga ma jõudsin järeldusele, et neid teeneid ma enam ei anna sellise tava, vaata igal asjal on hind ja igal asjal on ka väärtus. Ütleme niimoodi, neid asju ma ehitan kas paganale või makstakse mulle vääriliselt. Sest ma tean, mida saab teha inimesega. Aga kui inimene tuleb, hakkab veel kauplema ka minu juures, palun väga, elama sitast elu edasi. Sest kui sa valid, lähed mingisuguse kõrtsi, jood kurat õhtul tonni maha ja siis hakkad siin nõie juures kauplema, palun väga, ela oma sitast elu tõesti edasi. Mis ma nüüd veel tahaks? Kus ma nüüd jäingi? Nüüd ma võib-olla räägiks mõningaid nüansse. Vabandust, kas see rüü teisiku ümber, kas see kaitseb nende vanamutide jaoks? Ta kaitseb välise mõju eest ja loomulikult see ühiskonna arvamus. Ta kaitseb tegelikult ühiskonna arvamusest. Vaata, meil on 3 mõjutust, aga need arvamus ka ei lähe korda, jah. Ta kaitseb. Ja seda rüüd saan ma täitsa ehitada. Ta võtab küll aega, ma ei tee seda niimoodi, nagu vaata, kui inimene tuleb minu juurde kliendina tunni aega, ma ikka ehitan seda, kui ma ehitan nädal aega seda inimesele. Ta on pikk protsess, aga ma ehitan teda. Ja ütleme, kõiki asju on võimalik teha. Aga vaata, siin on üks väike konks asja juures. Seda ei saa igal ühel ehitada. Kui inimesel endal seda intelligentsi või sisemist seda mina ei ole, siis ta jääb tühjaks, ta võib kurat otsad ka anda. Näiteks ma ei saagi igal ühele ehitadagi seda. Tal peab olema enda see mina, peab midagi olemas olema. Või oma mõtteid või mingi oma püüdlust. See ei ole niimoodi, et suvaline mats tuleb uksest sisse ja ütleb, et kuule, et ma tahan seda saada. Jaa, ma võin sind blokkida, et ühiskond ei mõjuta sind, aga samas kui sa ise ei suuda areneda ja mõelda, siis sa võid taunis ka kätte jääda. Vaata, igal asjal on alati 2 poolt ja ta võib mõjuda niimoodi, tahad head, aga võib ka juhtuda halb. Ja vaata, nüüd ma saan ka inimühiskonnas ühest asjast aru, vaata, kui ma selle tapjamuti avastasin ja avastasin selle seaduspärasuse, et meie päris osa ei saa mitte kunagi tappa. Ja see ongi parasüütsüsteemi üks suur probleem. Aga selleks on olemas üks huvitav programm loodud. Kui meie ei saa teiste päris osa tappa, siis me loome olukorra, kus inimene tapab iseennast. Ja vaata, siin tulevad jälle mängu meil usundid, kus luuakse pilt, kus inimene hakkab iseennast hävitama. Oi, see osa on minust saatanast. Ja vaata, see ongi see konks, miks see asi parasiitsüsteemil nii palju aega võtab ülevõtmist. Sest kurat ei taha kõik ennast hävitada. Mina ka ei taha ennast hävitada. Lihtsalt keeldun kategoorias. Ja ei suuda välja mõelda. Ja vaata, selleks tehaksegi su elu nii põrguks, et sa lõpuks ise annad alla. Aga alla ei tohi anda. Selle kohta on meil alati üks kuldne reegel. Ise ennast ei tapa. Kui teie tapate, palun väga, aga me teame väga hästi, et teised ei saa meid tappa. Sisemiselt. Ja füüsilise keha nad võid maha lüüa, aga sellest pole tolku. Nad peavad sisu ära vallutama. Et seal on kogu see iva maetud. Nii, siis nüüd ma natikene lükkasin nüüd esimese asja paika. Tegin selle uuesti, selle vundamendi. Ja nüüd võib-olla ma räägiks, me teame, et praegune ajastu on meeskonna ajastu. Ja meil on olemas ütleme, Praudi harul on olemas 3 teisikut. Ja nendest 3 teisikust võiks öelda inimene, millest ta koostab, on mõistus, mis oleks energiavahetus. See on üks hingeosa, mis peaks tegema.
siis oleks sidemed ehk vaim, see on teine hingeosa, hing, oskused, kolmas hingeosa, neljas on teadvustamine ehk inimese teadvus ja siis tuleb olemus ehk see parameeter, kes sa oled. See oleks nagu siis inimene. Siis on maailm. Vaata, igal maailmal on 6 tahku. Ja me peame teadma, et igal maailmal on olemas seadused. Sellest saavad kõik aru, et ükstas kõik, kuhu sina lähed, on igal maailmal omad reeglid. Me oleme neid reegleid siin kogu aeg rääkinud, et looduse reeglitest oleme rääkinud, 20 süsteem, siis me oleme rääkinud parasiitsüsteemi reeglitest ärimaailmas, et need on need, kelle tapad selle saad ja kõik need. See on reeglid. Reeglitest saavad veel inimesed aru. Siis on maailmal olemas tingimused. Ja vaata, siin ongi selline väga huvitav asi. Me ei arvesta tingimust. Igal maailmal on tingimused. Ja selge on see, et inimühiskonnast, kui ma räägin inimühiskonda, siis ma mõtlen ikkagi reaalselt selle 2 tuti valitsust. Ja igal maailmal on tingimused. Ja vaata, kui sa tahad ühiskonnas hästi saada läbi, siis inimühiskond, esimene tingimus on, et sa pead vastu võtma matrihaadi ehk naisprintsiibi. Loomulikult, kui ma noor olin, ma olin väga sõnakuulelik. Ma olin ilusti ühiskondlik, aga millegi pärast nussiti mind. Siin ma olin selja sirguks ja ütlesin, et aitab naisprintsiibist, hakka meesprintsiibi järgi elama. See tähendab seda, et ma usaldan ennast. Ja tead, ma sain maitse suhu ja enam ei taha naisprintsiipi. Tõesti ei taha. Ja selge on see, et kui sa käitud meesprintsiibi järgi, siis ühiskond viskab su välja. Aga alati on sulle antud 2 teed. Kas sa lähed usuteed või ütleme siis nänniteed. Kas sa teenid tibisid või sa teenid kosmosemutte. Ja sa pead alati valima välja ühe kosmosemutti, kelle heaolu hakkad sa teenendama ja kui tõesti tema heakskiit tuleb, siis sa tõused ka meeletult, sa võid saada täiesti rikkaks. Sest ütleme niimoodi, et vaesed ärimehed ei tea võtit. Rikkuse, arna, kosmosemutt, aga sa pead piisavalt võimlema, et saada nende heakskiidu. Aga üldiselt, kui sa oled eluterve mees ja on oma arvamus, siis sa ei saa mitte kunagi nende heaks kiita. Nii et ma joon jälle otsapidi, et meesprintsiibili. Et jah, tingimused. Ja selge on see, et näiteks arengumaagil on ka mingid tingimused. Mis on meie tingimus? Sa pead suutma näha ennast sissepoole. Kui sa ikka ei suuda astraali näha, siis ei saa siin maailmas eksisteerida. Need olid tingimused. Siis on igal maailmal alati ressursid. See on alati. Siis on olemas igal maailmal valgus. Ehk mida sa näed, mida sa ei näe. Maailm määrab ära, mida sa näed, mida sa ei näe. Ja vaata, kui sa lähed inimühiskonda, siis seal on keelatud näha sisemust. Sest tegelikult, vaata algselt ma ka vaatasin, mis see naljakas on, et inimene ei näe ise ennast. Aga kurat, kui sa tuled ühiskonnast välja, näed küll ise ennast. Ja ütleme niimoodi, et ainult väljaspoolt ühiskonda saab ise ennast näha. See, mis siin räägitakse, et vaata ise ennast, see on kõik selline ilus plää jutt, reaalselt nad ei näe mitte sitta. Ehk ütleme inimkeeles on see, et objektiivselt ise ennast näha. Ja vaatad, et inimene keerab käru, ta ei näe seda, et ta ise teistele paneb näkku. Aga see, kui teised talle vastu löövad, siis on nad väga pahad inimesed. Inimene ei näe ise ennast. Ja ühiskonnas ei olegi lubatud näha ise ennast. Ja vaata, kui me vaatame ka, eks oleme arengumaagid, kui palju me näeme, sest see maailm võimaldab. See annab valguse, ehk igal maailmal on valgus. Ja siis on ka igal maailmal missioonid. Ja nüüd ma räägin 6. nurga.
Sest ma teadsin kogu aeg midagi puudu. Ja teate, mis on 6. nurk? Igal maailmal, vaata, ütleme, maailma omanikul on alati eesmärk. Ta loob midagi. Ja me võiksime nimetada, et igal maailmal on maailma peremehe ehk Jumala avaldumine. Millest ta avaldub? Ja vaata, siin ongi see vastus kuuinimestele, kes on puger. Ma tahtsingi veel tagasi lähen, et kuusümbolit näen need, kes on ühiskondlikud inimesed, need, kellel on potentsiaalselt rikkaks saavad, ehk kellel on kosmosemuti märk, see on pea, luu ja kondid. Need on inimesed, kui nad õieti teenivad, saavad rikkaks. Ja siis on see merelainet või kalade märk, need on need, kellel on sill elu. Vabandust. Ma küsin veel ühe küsimuse. Mul on selline küsimus, et ma saan aru, väga sitt on elada tegelikult, et kui sul on hirmus palju nagu rikkust, aga sa oled nagu sisemiselt tühi, aga see chill elu, see nagu see nõrk külg. No sul on lihtsalt sill elada, sul küll vara ei ole, aga kui sul on midagi hädas, kõik teenendavad, toovad sulle, päästavad välja, noh. Et sa oled varatu. Noh, sa oled varatu, aga sul on elujõudu, kõik aitavad, noh, sa ei pea muretsema, noh. No näiteks ütleme niimoodi, et mingis mõttes silli elu esindajad võiksime olla näiteks mina ja Usa Martin, noh klassik, Keter ka. Noh, kui panna selles kontekstis. Vara küll ei ole, aga see elu viga on, kõik on olemas. Noh, sellised, noh, näitena võiks öelda. Et millegi pärast süsteem tahab mind sinna tibide poole lükata. Ma ei tea, miks nad mind tahavad kosmosemuttidest eemal hoida, aga see on eriti hull. Et seda ei tohiks avastada. Ja ma lähen nüüd siis selle välja, selle 6. osa juurde. Ja igal maailmal on eesmärk ehk selle maailma, ütleme niimoodi, kasutame sellist mõistet nagu Jumala ehk maailma peremehe avaldumise vorm. Vaat selline mõiste tuleb juurde. Igal maailmal avaldub peremees mingit moodi. Ja näiteks niimoodi, et paganlikus maailmas alge meister avaldub teooriates. Ja see on väärtus. Igal maailmal on väärtus. Ja paganlikus maailmas on väärtuseks kirjeldus. See on selle maailma peremehe looming. Ja maailma peremehe looming annab alati väärtuse. Ja vaata, nüüd me lähme ühiskonda. Ja kui ma vaatan ühiskonnas, mis mind ajab oksele, ma iga nuka peal näen seda. Tutt on väärtus. Ja vaata, kogu see parasiitlik süsteem ongi loodud läbi naisaspekti. Ükstas kõik, kuhu lähed, sa jälle näed seda. Sul on juba nihuke oksemaitse suu. Mitte miski asi ei saa toimida ilma tutita. Ja see ongi niimoodi, see väärtus, sa vaatad neid inimesi, kuidas nad lähevad hulluks, kui nad seda ei saa. Mis see viga? Aga vaata, siin ongi üks väga huvitav nüanss. Ma lähen nüüd jälle edasi. Jälle ühe klassikalise probleemi juurde. Vaata, loodus annab meile eluenergiat. Ta ei anna seda valmis toodangus. Ta annab ühe komponendi naisena ja ühe komponendi mehena. Tegelikult ei tohiks me elus olla mitte mingit probleemi. Aga vaata, nüüd hakkab meil üks suur kammaja pihta. Naine üldreeglina mehele oma elujõudu ei anna kasutada. See on jumalast. Noh, saatanast. Naine annab oma eluenergia ilusti süsteemile. See ongi see asi, mis ma kogu aeg peksan. Kui sa tahad midagi jõuda, unusta ära süsteem. Vali mees. Ma mõistan, et ühiskond on suur uhke. Seal on glamuuri, seal on ressurssi, seal on raha. Mida see üks väike sitane mees sul ikka pakkuda saab? Noh, näiteks mina, võib-olla mingi vaimse lahenduse. Aga seal on teine pool.
see süsteem ei tee naise jaoks mitte sitta. Mina kui mees reaalselt hoolitsen naist. Ja vaata, kui sellest väiksest asjast aru ei saa, pole enam mõtet midagi rääkida. Ja ongi tehtud niisugune asi, et vaata, et naine annab nagu selle, noh, nimetame siis seda seksuaalenergia. See kingitaks kohe süsteemile plaksti. Ja valik toimub väga lihtsalt, sisemine valik. Ja nii kaua, kui naine arvab, et ühiskond tast hoolib, nii kaua ei anna ta tilkagi. Ainult see naine, kes mõistab, et ühiskond on täielik saast, vaat sellest naisest võib juba midagi tekkida mehele kasu. No loomulikult saab ka süsteemi ja naist üle petta, seda ma olen kogu aeg teinud, aga ütleme reaalselt ei saa. Ja vaata, siit tekibki see tutidefitsiit. Ja seda ongi kohe näha, et noh, kui see on nii püha koht ja nii püha asi, siis noh, vaata, sa tahad elada, me kõik tahame elada. Ja nüüd ongi, et mehed nagu otsivad naist, viskavad selle eluenergia naisele, noh, nüüd on süsteemil mõlemad komponendid, süsteem elab. Me oleme ikkagi tündas. Ja vaata, nüüd ongi. Ja nüüd ma võib-olla räägiks ühe väga huvitava nüanssi, kust ma selle kogu nüanssi avastasin. Ma avastasin selle väga kihvtilt. Noh, me läksime, vaata, noh, kuna ma olen arenenud ja ma olen nõid ja mul on juba teatud kiiksud. Ma võin öelda, kuidas naine saab mehelt seksuaalenergia kätte nii, et ta ei pea midagi vastu andma. On ainult üks meetod. Kui mees läheb naise mulli, seal on ta peremees. Ainult niimoodi saab naine võtta mehelt ära selle mees seksuaalenergia kantide süsteemile.